Noh, töötab. Võib-olla alustan ülekandega natuke hiljem, selles mõttes, et loed alguses nimed ära vaata. 10 minni mängu sees on live kommentaari. Jah. Peame meelest seda, et oleme tulnud täna siia sellele staadionile, Tamme staadionile, sellepärast, et meistriliiga võtliga täna tuleb suur rõõm ja hea meel on istuda kaaskommentaator Erki kõrval. Väga meeldib, jah. Ma küll ei kuula praegu sinu häält, mis teeb selle ülekande muidugi võrdlemisi huvitavaks, aga seest mulle tundub, et tuleb hea võtilang. Kindlasti, et Flora Mios on väga hea sees olnud, võtame juba 5 võitu järjest ja siis on ka Tammekal omad lootused näha, kui see korraks klapib ära, siis ma oskan hinnata heliga sinu poolt. Loodame, et kõik fännid, kes meid Tallinna saalrütite ees vaatavad, on ülekandega rahul. Jah, mulle tundub, et isegi see heli, mis praegu tuleb, loodame, et kohaliku Flora fännid jätavad seekord kodusfännid terveks. Neid tuleks mingeid distsiplinaarkaristusi. Ma arvan, et peamiselt sellised ma näen, et staadionil selliseid infrastruktuuri ja tehnilise sellise korralduse küsimusi kellegi hea jalg või käsi suhtlusega meie staadioni mikrofoni pikali tõmmata, mis põhjusel ma ilmselt lähen seda juhad siin sättima. Vast ütlen ausalt, et see toidustusvõit on natukene vale koha peale tehtud. Jah, siis mikker on õige koha peal, selles ei ole kahtlust, et viga on siis, kui toidlustusvõitis. Jah, nälg on ikkagi üks inimese selliseid suuremaid käima tõmbavaid ja liikuma panevaid jõudusid ja selline meie tehniline otsus, et me oleme mikrofoni juhtme vedanud sisuliselt toitlustusvõlgi kõrvale ja mikrofoni juhe tuleb toitlustusvõlgi eest läbi. See võib kaasa tuua ka selliseid pinsatusi mängu ajal, mis ei ole tingitud sellest, et pall läheks vastu mikrofoni, vaid ikka tingitud sellest, et näljased jalad on taas meie tehnopargi ümber tõmmanud. Aga samas kindlasti ei saa vältida ka seda, et mõni florakat üle jala läinud lööp lennab tõesti ka meie mikrofoni pihta. Noh, jah, ma ootan ikkagi sportlikku võistlust, mille peamine eesmärk ei oleks staadioni inventari hakkamine, vaid ikkagi väravalöödel ühe. Flora mängid tulevad juba väljakule. Albert Prosa on seal, järelikult tegelikult vist on vahetusmeestega. Jah, eks Tammeku fännil ei ole alati valus näha Prosa nii-öelda valedes värvides, et kui sa oled ikka selle mehe nime hüüsanud ja tema jalaliigutusi pühaks pidanud ja siis järsku mängid ka teist korda särgis, siis eks ole alati valus vaadata, aga sisse tulevad ka kohtunikud ja mängijad nende järel, aga sport on selline. Läheme ja uurame selle pausile. Me lülitasimegi veel lõpuks tuleme nii. Tõepoolest Eesti meistriliiga toimumine võrdsuse, kus Tammekal on viiesliitanud Tallinna Eesti Flora. Külalisjuht on Flora koosseisus on järgmine. Number 1 on Ismael Lõpp, number 6 Kalu Mets,
number 7 Lazare Pagani-Chili, number 9 Rauno Illiku. Number 18 Nikolai Masitšev, number 19 Gert Kams, number 22 Nikita Karanov, number 24 Kari Kalatsu ja number 25 Andres Olev. Üle vahetusmeeste ringi ja number 27 Alkoon, number 4 Aleksina Timonis, number 10 Marti Kukk, number 13 Üle Laadus, number 33 Mari Mööl ja number 99 Alex Koda. Number 3 Andrus Lugjanov, number 9 Mikki Altma, number 15 Martin Ulf, number 12 Rauno Tukk, number 5 Kaspar Kaldaja, number 7 Tim Tehnak, number 43 Krešo Muur Florian Bongo, number 17 Mikk Laar, number 32 Heiko Tamm, number 10 Aleksandr Krank-Nino, number 23 Kristo Liirik. Daamete vahetusmeeste ringil on number 31 Kait Kuster, number 88 Ander Paabus, number 30 Kristo Anderson, number 16 Martin Magel, number 13 Jürgen Loorens, number 92 Timo Tenno ja number 27 Vare Perjan. Tänasime peakohtunik on Martin Solon ning abikohtunik on Marek Lillmaa ja Margo Korno.
mängu esimese kollase kaardi sai Tammeka poole Kaspar Kaldaja. Flora con kollaste kaartide arve, kollase sai Gerk Kams.
Suvalise koha otsaga teise kaardi, kaardi autoriks minut.
vahetus Kaspar Kandale, väravale tuli number 16 Martin Nagal.
Glõtsal koora poolt oma teisel korral Bulgaari ja peab väljakult lahkuma.
lahkuse, täielikult lahkuse Karašvili, väljakule tuli number 33 Pavel Mööl.
Robert Ferrer, 9-7 meter. Poi vahepeal vahetusele kus lahtus Nikolai Masitsale väljakule tuli ümber 10 Marti Ruuk.
Ei julge või? Kes kannatate kaua ära? praegu toimuvad Eesti linnades saanud teised meistriliiga 30. päeva kohtumised. Kuressaares on Norra Brons juhtimas Kuressaare vastu 3-0. Ta on Slaaviga saanud hakkama Külafabritiga. Viljandi Kooli linnameeskonna vastu 0-2 kaotusseisus ja Tallinna Vahe ning Nõmme Kalju on hetkel 0-5. Tänast kohtumist on vaatama tulnud 262 inimest ja tähendab teadmast. Tähendab lähetused, väga kõik lahti sõitnud on ja järelikult tuli number 98 Sander Raud.